Inimajaloo algusest on olnud inimestel üks ainus ülesanne ja see on mitte välja surra, kuna tõtt rääkides ükski liik ei taha välja surra, kuna väljasuremine on vist väga halb asi. Vähemalt ma arvan, ma ei tea, pole ise sellist asja üle elanud. Võib-olla. Viimase umbes 100 aastaga on inimesed nagu teaduslikult vaadates nagu palju depressiivsemaks muutunud. Ja sellel on paar põhjust. Üks nendest on kindlalt see, et inimestel pole nii palju vabadust. Ja vabadus on, mõtlen, et suurem osa inimesi ei hakka tegema, mida nad tahavad nagu peaaegu eales. Nooruses nad peavad tööd tegema ja vanaduses nad ei saa nagu füüsiliselt selliseid asju teha. Ja see ajab depressiivsemaks, aga on ka üks põhjus, mis pole kindlaks tehtud, aga see on ka väga suur nagu põhjus, miks see võib toimuda. Suhkur on see põhjus. Vot suhkur on selline asi, mis inimesed kunagi lihtsalt ei saa nii palju selliseid suhkrilisi marju nagu mingid maasikad, vaarikad, nad ei leidnud nii palju virksikuid, lihtsalt suhkur oli väga haruldane asi, siis inimaju mõtles, et kui ma seda saan, siis ma peaks võib-olla palju saama, kuna kes ei tea, ma järgmine kord suhkurt saan. Ja vot sellepärast saad tänavajad firmad, kui nad panevad väga palju suhkurt, siis su aju mõtleb, et nagu peas on võimalik sööma, kuna kes ei räägi, ma ei saa seda enam kunagi süüa. Ja see töötab, sellepärast see suhkur mind nagu sõltuvust tekitav ongi. Ja miks 100 aasta jooksul on inimesed palju ebatervislikaks muutunud ja ebatervislikkus võib tekitada väga palju depressiooni, võib sinul lihtsalt üleüldse nagu tervis ja nagu see füüsiline tervis ja kui ka nagu selle mentaalse tervise, mis iganes, see võib täiesti persse keerata. Ja see on nagu päris asi, et kui sul on mingi väga halvasti toitud värki, siis sa ilmselt lihtsalt ei tunne ka nii hästi, kui sa ei söö nii head toitu. Ja seda teatakse, et suhkur on väga söö. Ja sellepärast väga palju suhkur nagu söödakse, kuna seda topitakse kõikjale. Praegu ei ürita öelda, et nagu suhkurt ei tohi süüa. Aga ma mõtlen, et suhkurt peab palju vähem sööma, kui sa päriselt sööd, kuna nii palju suhkurt peab umbes päevas sööma. See on umbes 40 grammi, ehk siis 1,5 supilusikatäit. Ühes väikses Pepsis on rohkem suhkur kui see päevane soovitus. See on, kui palju suhkurt on toidu sisse pandud. Ühes väikses joogis on rohkem suhkurt, kui päevas peaks tegelikult sööma. Ja see on üks väike Pepsi, nagu selle kõige muus höögi peale, mida sa ilmselt sel päeval sööd, kuna sa oled selline paks ilmselt või no. Aga ma ei tea. Punkt on, inimesed söövad nagu liiga palju suhkurt, on liiga sõltuvusel suhkule. Ja ma ei ütle, et suhkur on halb kehale, ma lihtsalt ütlen, et suhkur, see võib päris persse keerata tervise nii füüsilise kui ka mentaalse. See, mis pole eriti hea asi. No, ma vähemalt arvan. See toob mind siis selle järgmise teemani. Kuidas suhkur võrdub võim. Siis ma kirjast ütlen, et ma üritan võimalikult vähe poliitiline olla, kuna ma olen 13.
Ja ma lihtsalt üritan umbes selgitada, kuidas suhkur võib olla väga influentsaalne. Et jaa, see on kõik lihtsalt, mida ma leidsin. Okei, see on lihtsalt nagu disclaimeri värki. Vot suhkur, tähendab, kui sa paned väga palju suhkurt toidu sisse, siis see tähendab, väga paljud inimesed ostavad seda, kuna see on nagu sõltuvust tekitav. Palju oste võrdub palju raha. Palju raha võrdub, et sa saad väga palju asju ära osta. Ja see, et sa saad väga palju asju ära osta, tähendab, et sa saad väga palju võimu. Ja see on umbes, kuidas see 5-step, mis see 5-step suhkurvõimu asi siin tekib, et kui sa raha piisavad, siis sa saad väga palju asju teha. Ja see toimub põhiliselt sellega, et selle abil see on nagu peaaegu riik ära osta. Näiteks Nesquik põhiliselt Kesk-Aafrikas mõnda aega tagasi, aga mitte mõnda, see oli päris ammu juba, ostis põhiliselt ära mingi fresh water supply ja see on sellepärast, et nad müüsid suhkurt täis asju. Nad põhiliselt ostsid väga palju vee supply'd ära ja siis umbes tootsid selliseid asju sellega ja siis ütlesid, et võt, andke seda beebidele, nad kasvavad suureks ja see tegelikult tervisel nagu väga halb. Ja võt see toomid see, et kui sul on piisavalt suhkur, mis võrdub raha ja topid sa piisavalt palju erinevaid asjade sisse, siis sa saad põhiliselt maailma üle võtta. Ma saaks seda palju paremini öelda, aga see on siis kõige otsesem viis ja ma ei taha, et see video oleks mingi tund aega pikk nagu. Ma võib-olla teen see videole kunagi nagu mitmepartiliseks nagu pikemaks. See on siis lihtsalt selline tiba lühike samaga. I'm not finished yet. Siin ma tulen tagasi full circle seal asja, et inimesed nagu ei taha välja surra ja sellest tekib see depressiooni probleem. Kurat, mu kurk valutab. Aga võt siin ma peangi, kui toit on halb kehale, siis see teeb inimese nõrgaks ja nõrk inimene ei saa nii palju teha, mis on hea firmadele, kuna nad saavad palju rohkem, kuna inimestele meeldib nende kraam, aga see on inimesele nagu väga halb, usu või mitte. Nii et kui sa paned mingi toidu sisse, mingi suhkurt, mingit plasti, mingit mikroplasti, nagu lihtsalt kõvasti halba asja. Jah, see maitseb hästi, aga see nagu keerab tervise nagu päris perse. Nagu päriselt, nagu nii halb. Ma olen üsna kindel, et te juba teate seda. Aga võt see juures tuleb ka see, ma lihtsalt hoiatan, kui mul tuleb see tiba sairant. Või noh, sama asi. Võt siin ma selgitan tiba siis seda tervet asja, kuidas sa saad, et inimesed rohkem ostaks kõike. Number 1, sa müüd seda võimalikult inimestele, et inimesed läheks poksöömaks ja sa sööksid see väga palju sinu tooteid, mis on suhkurt täis. Number 2, sa kasutad seda raha, et aidata teha reklaame poliitilisele kandidaate ja selliseid asju. Siis need poliitikud aitavad sellel linnal umbes saad lihtsalt raha, et öelda, et pole hull, kui sa paks, lihtsalt ela oma elu ja see võib olla väga halb tervise. Inimesed siis hakkavad vähem kottima, kuna body positivity eksisteerib ja nad ostavad rohkem su tooteid, milles on šokeerivalt suhkur, nagu kes saaks nüüd oodata. Ja vot, see on põhiliselt, kuidas seda on mõndes kohtades tehtud. Näiteks nagu Californias, Los Angeleses kasutati siis päris palju raha body positivity spreadimiseks. Neil oli seal eraldi 5 sellist inimest, kes neid reklaame tegid ja see on nagu päris asi.
ja siis see on hea viis reklaamida sinu suhkruga täidetud toitu. ja siis see on siis minu väike saidend selle kohta, kuidas umbes sa saad suhkruga võimu osta. probleem on, et suurem osa inimkonnast on põhiliselt sellesse lõksu kukkunud, kus lihtsalt suhkru söömine ja väga ebatervislik elustiil on normaliseeritud. ja see on kõige kiirem viis selle jaoks, et inimkond põhiliselt kukuks kokku. ja see on nagu vaikselt, mida me tänapäeval näeme. viimase 100 aasta jooksul on, et inimestesse keskmine inimene nagu palju suurem protsent võimalus, et keskmise inimese on depressioon. ja see on nagu päris asi. see pole veel saanud problemaatiliseks, kuna no sa ei näe iga päev, et mingi inimene hüppab mingi kuradi ehitisel maha, aga see on küll väga palju suurem. ja vot see on halb asi. või no ma olen üsna kindel, kui inimene end ära tapab, siis see pole hea asi. ja vot see on siis minu terve see point, et ma võib-olla teen selle väga sarnase video varsti. aga ei no, vaatame, mul ilmselt see video tegemine ka võtab veel mingi 5 tervet päeva, et korralikult kõik ära editida. ja vot see on umbes, mida ma usun, et suhkruga sa saad osta ära maailma, siis öelda, et see on okei, ja siis kõik tahavad suhkrut rohkem osta. aga siis kõik hakkavad end halvasti tundma ja hakkab vaikselt nagu inimesed hakkavad nõrgemaks ja põhiliselt nagu välja surema, aga siis sul pole enam kedagi müüa ja siis tsükkel põhiliselt päev, et sa lõpetad selle ära, kuna sa ei saa enam sellest raha. ja siis, kuna sa juba tead, suurem osa inimesed teavad selles punktis ja siis see tsükkel nagu vaikselt hakkab jälle repeat ima. ärge võtke mind liiga tõsiselt ka, nagu tõsiselt. see pole nagu, et see oleks mingi väga, ärge nagu võtke mind väga tõsiselt, aga ja inimesed on viimasel ajal hakanud liiga palju suhkrut sööma ja liiga palju ebatervislikku sööma ja ma olen ka selle lõksu sisse läinud vahepeal. selline asi tuleb ära lõpetada võimalikult kiiresti.